No nii, sõbrakesed, teil ilus ringvaade ette siia nähtud nüüd minu töökontorist. Hetkel on see töökontor nagu väga okei, eks ju. Vabas õhus kõik ja tibi-tobi ja nüüd kui hästi läheb, siis ma panen selle video täna õhtul kohe ülesse ka. Täna on kolmapäeva õhtu nimelt, et ma olen Itaalias siin. Siin on juba ilus, vähemalt päike paistab, väga teab, mis soe ei ole, aga parem ikka kui hommikul Austria-Itaalia piiril oli, et seal tuli õkva lund kohe. Aga nii, ma võtaks ka sõna Keenia ralli teemal, et üritaks sammu pidada siin Power Stage'i ja Parc Fermega ja 6. käiguga ja kõigiga üritan nendega sammu pidada. Et kõige esmalt ma ütlen, muidu ma unustan kohe ära, aga kõige esmalt mis ma ütlen, et ülekannet jälgides, siis mulle ikka see rallistuudio värk ikka vingelt meeldib. Ja ütleme niimoodi, et Kalev on ikka omas maalast küll ja ega olgem ausad, ilma asjata ei ole, et ta on meil Eestis kõige parem spordikommentaator. Vaata see oli neljapäeval oli või? Kui seal, kuidagi see vist oli neljapäeval, kui see ülekande ajal seal, et ei saadud seda pilti korralikult ette kogu aeg, oli vist neljapäeval, jah, neljapäeval. Et pilti ette ei tulnud ja pidevalt näitas neid ilusaid looduse pilte ja kuidas loomad jooksevad ja siis kaadrid pidevalt seal kordusid niimoodi. Ja siis minu arust ralli parim kild, mis tuli Kalevi suhtes, oli see, et kui näitab seda elevandikarja seal, kus erinevas vanuses elevandid ja kõik seal ilusti kõnnivad, üks oli päris pisike nunnu elevandipojakene ja ma ei tea, kui kolmandat või neljandat korda seda kaadrit näitas, siis Kalev nagu jumala mõnusalt ütles, oi näed, elevandipoeg on ka juba suuremaks kasvanud, on ju. Et see sobis sinna nii hästi ja värki, et jumala kihvt, jumala 5+, mulle vingelt meeldis. Aga mis ma kõigepealt peaks kuidagi puid alla panema kellegi, peaks panema. Aga ei oskagi panna. Üks, kellele ma puid alla paneks, oleks kohe Roland Poomile. Minul isiklikult see ralli väga vingelt meeldis. Aga Roland Poom, ise ralli mees, aga võib-olla ongi see viga, et ta ralli mees nagu on ja vaatas nagu väga sõitja seisukohalt seda. Äkki oli see teema, aga et need olud olid lihtsalt, et see oli nagu natukene sellest hea maitse piirist üle. Aga mina ütlen, et ei ole ja mulle väga meeldib, et näiteks Kauri Pannasel ja ütles ja Parc Ferme poistel, nendel oli ka ikkagi põhimõte oli see, et äge ralli, see ralli on safari. Nii see ongi ja see, kes lõpuni ellu jääb, jõuab finišisse, see ongi võidumees. Nii lihtne see ongi. Ma saan aru küll, et kui ise peaks poris ja mudas müttama, et siis mõtleks küll, oi kurat, küll see pole ralli, et ma olen see mees, kes on võimeline 180-ga mööda kruusateid panema ja värki nüüd tule ja pane siin kuradi savannis sõida ringid ja muda sees, eks ju, et see pole see. Ei ole, see ralli üks osa. Et ei ole mitte midagi tea, ma ei tea, ma tahaks praegu teie fännide käest ka veel kuulda, kes ütleb, et ei, et jama oli ikka liiga mudane ja värke. Mina ütlen, et see oli jumala äge. Ma saan aru küll, et lõhub autos ja kõike, aga võimalus on tõsta need autod nii kõrgeks kui võimalik. Võimalus on, et ei pea sõitma 180-ga seal. Ei pea, võib sõita vaiksemalt. Sõidadki selle peale, sinu ülesanne on tuua võimalikult kiiresti terve auto lõpuni. See on ülesanne. Mitte see, et panen 180-ga, olen just nagu pool katset, olen kõige kiirem, siin auto pilbastaks all. See, kes tuleb lõpuni, see ongi kõva mees. Tingimused on selles suhtes kõigile võrdsed. Okei, mõnedele tuleb seal rööpaid värke rohkem sisse, et see niimoodi on ja et näiteks see, et Taka praegu võitis, jumal hea, Kalev ütles hästi ka saats, et pange
taskurätid valmis, aga täpselt nii oligi. Kauri Pannas ütles ilusti toredasti ka, et tahaks ka õkva näha, kellel ei tõmbanud silma märjaks, minul tõmbas igatahes küll silma märjaks ja nuuks tuli peale, sest tõsiselt oli hea meel taka üle. Ja vaata, kuigi ta eelmistel aastatel taka on sõitnud, on ka niimoodi, et tasa ja targu tulnud, on saanud ja ju ta ongi selle asja olemusele seal pihta saanud. Ja nii ta läkski, sellepärast, et see, mis Solberg tegi, seda oli ka äge vaadata. Aga no fakt on see, et kuskilt maalt annab see tehnika järgi, isegi see tank Toyota, see annab kuskilt maalt, peab järgi andma. Ja lihtsalt, kui sinna oleks näiteks need vertsud praegu nagu nende standardauto kerede peal, plekkkerede peal, siis ma arvan, et nad oleks kestnud ka ära. Neid vigasi, mis oli Solbergil ja Ogielil, et seal kenekad ja värgid üles ütleb, ma arvan, et oleks ka ära kestnud. Sest nad on siiski altpoolt tihedamad. Me siin kunagi rääksime, äkki see oli ka mingisugune, mis kuradi ralli see oli, kui seda mega palju vett oli või oli see Kreeka, kus oli, kui nad veega või Sardiinia, kui seda õune vihma sadas ja oli ka seal kõik järjest selle vee pärast jäid, aga see toru, kellega toruraami peal ehitada auto, seal tuleb kindlasti seda vett sinna mootoriruumi rohkem kui näiteks selle plekkkerega autoga. Ma olen siis rohkem kui kindel. Kõik need asjad katted all küll, aga ikkagi, ma arvan. Ja eks seda muda ja värki pritsib ka sinna rohkem, need alt jube kinni küll, aga kuskilt ikka pääseb sisse ja kõige selle pasaga ja uputabki selle nii ära, et kõige parema tahtmise juures siis lihtsalt ei kesta. Nii et ei olegi mitte midagi teha. Et jah, mina ütlen, et äge, mul on siin looduslik roheline taust, nii et vaata, mis ma teen. Et saab siia ära mahutada ilusasti äkki Takamutu pildi ja Virvese pildi, sest meie Virves oli tubli. Ei tahtnud minna, ma saan aru, ma Saaremaa rallil teda nägin ja rääkisin mõne sõna jutust, ütles ka, et esimesena on Keenias ja ei olnud nagu väga happy, aga praegu ma arvan, ta peab väga happy olema ja mis põhiline, ta ju näitas praegu seda, et tulebki sõita mõistusega targalt. Esimest korda oli, Jakovilo on seal enne käinud, ütleme neid olusi näinud, aga kahe peale selle komplekti panid niimoodi hästi kokku, et isegi rehv ei lõhkunud ära. Ja vaat isegi Škodal oli seal muda sinna sidurisse sattunud või mida, et see sidur hakkas seal libisema, aga suures pildis ilma probleemideta tulebki tasa ja targu võtta. Ja see kandis vilja ja vaat see ongi see, et kui rallis on see, et kiiver läheb pähe, siis on prillid eest läinud ja silmad ruutus ja siis läheb kohe niukseks andmiseks, et venna armu ka ei ole, on ju. Aga vaat sellest tuleb üle saada. Tuleb leida see kuldne kesktee. Ja antud olukorras Keeniarallil küll see kuldne kesktee, see viib võiduka lõpuni. No muidugi nüüd praegu kohe see vahele segan, muidu mul läheb jälle meelest ära. Nüüd tuli värske uudis, et seal see Keeniaralli võib-olla järgmised aastaid toimub, kui sinna erarahastust ei tule, siis Keenia nagu riigi poolt sinna raha ei anna ja ongi kõik. Ma ei kujuta ette, no muidugi seal rahvaarv on jumala metsikult, oli vaatamas nüüd võrreldes eelmiste aastaga, aga ma arvan, et eks seal ole välismaa inimesi ka päris palju, ega ainult kohalikud ei vaata, aga no ma leian, et seal ju nende teede hooldusega ei tegeldada nii nagu meil siin näiteks Eestis on. Ma ei usu, et Sardiinias ka nendega niimoodi tegeldakse, et see võtab nii palju raha. Et no ma ei usu, et see oleks nüüd nii suur summa, mis sinna kulub selle riigil maksta. Ma saan aru küll, et võib-olla kõige rikkam riik, aga siiski mingisugust turismi ta parandab kindlasti kohe, tutvustab riik ja igatepidi on okei, et mitte see, et päris null, et üldse ei pane, et ainult erarahastuse peal. Mingi osa võiksid ikka panna, umbes, et nii palju paneme, nii palju leiad ise, on ju. Aga noh, see muidugi iseenesest kurb, sest ma ütlen, see on selles mõttes tõesti äge ralli, et nagu mulle asfaldiralli sellepärast ei meeldis, tulevad autod on puhtad, lakutud, värgid, kõik sõidavad, ei ole seda, aga kruusaralli on äge, siis pori lendab, autod, porised värgid, jumala änks on, see on nii änks lihtsalt. Aga muidugi, mis on väga kahju praegu, et ma niimoodi suvasid siis järjekorras räägingi, jumala kahju, et Romet Jürgensonil niimoodi läks,
et see auto jälle, kurat, see jättis siukse mulje, et Ford oli sinna kaasa võtnud sõna otses mõttes pooliku auto, et pooled jupid oli koju unustatud või mida, et no kurat, niimoodi ei saa rallile minna, seda enam veel nii kaugele ka. Et siin on see logistiliselt nende autode toimetamine ja värk, see kõik maksab ja siis sedasi poolkõva autoga tulla. Siis nad ei saa öelda, et see auto ei sõida, see auto sõidab, aga seal oli midagi totaalselt oli valesti selle autoga. Sest oleks tahtnud ikkagi, et Romet oleks saanud ka sõita seal ikka terve ralli läbi. Just kogemuse pärastki, terve ralli. Ja siis ma arvan, et ta oleks seal, temal on ka siukene külma peaga läbimõeldud sõidab tema rallit, eks ju. Ja ta oleks kindlasti, kui oleks tehnilisi probleeme, ta oleks kindlasti sealt väga hea tulemuse saanud. Väga hea tulemuse. Muidugi seal, ütleme, päris esikolmikusse võib-olla oleks saanud, aga ikkagi. Nii et selles mõttes on kahju, aga ütleme niimoodi, et tühke sellest. Mingi kogemus on ikka olemas ja ega see mööda külgi maha jookse. Nii et ei ole hullu midagi, tulevad järgmised rallid ja küll nüüd on, vaat Horvaatias, ma usun, et seal tal on konkurents seal kõva muidugi, aga läheb päris hästi. Aga mis veel on see, et näiteks nagu Ogier on siuke, ma ei ütle midagi, jumala kõva mees küll, aga mida Ogier ei talu, seda on nüüd ilusti aru saada. Ogier ei talu seda, kui ta peab kaotama. Vaat see on küll äge, et kui sõidad välja ei tule, kurat, siis ei ole vaja vinguda värki, pane hambad risti ja sõida, aga just see, et nagu öeldakse, vanamehe veri läheb paksuks. Mul sama lugu ju. Vanamehe veri läheb paksuks ja vaata siis enam ei julge ja see alalhoiu instinkt on nii palju tugevam kui noortel poistel ja Solberg näitas selle ilusti ette. Nii et see selles mõttes on jama, aga vanajumal, rallijumal hoidis asja ilusti kontrolli all. Ette tehtiks mingit vaidlust, siis katkestas nende mõlema mehe sõidu ära ühel samal katsel. Ülesõidul. Nii et selles mõttes rallijumal oli õiglane. Nii et ei ole siin midagi. Ja Elfini värk oli ka selles mõttes äge ikka see, kui see ratas alt ära oli. Ma hoidsin hinge kinni, mõtlesin, mine pekki, et sealt niisama 4 ratast veavad, lähed hästi ära, aga nüüd see üks ratas, mitte see, et ta ainult ei vea, aga ta ju lohiseb järgi, ta õkvad takistab sul seda kuidagi veelemist ja värki. Ja ma mõtlesin, et ta jääb sinna mudamülkasse kinni. Ja mis siis saab? Siis tuleb järgmine. Ja kui järgmine sealt mööda roolid ja kuidagi moodi ei suuda seal mingis vagudes sees, siis nad on kõik seal ummikus koos, katkeb ära ja siis saab keegi neid kätte sealt ka. Mitte keegi ei jõua ka järgmisele katsele mitte. Et siis oleks nagu päris kino olnud, aga ta vedas sealt välja selles mõttes ikka kõva küll, et ma ütlen, närvi peab olema ja Oliver ka veel, kui sealt jälle kuskilt läbi võsa pani. On vennal mune ikka. Kui paneb, siis ei ole, et kohe kramplikult piduri peal perse, vaatab, peenike ja võsa, gaas põhja, läbi, jumala äge. Selles mõttes on äge. Aga ennustuse koha pealt ka, vaat me siin oma seda küsitlust teeme, mis ma traditsiooniliselt 3. aasta läheb juba, et kes võidab ja kuidas. See, kes eelmine kord võitis, ma nüüd peast nime mäleta, kui tema muga ühendust võtnud ei ole niimoodi, et mul need ilusad sokid on alles, nii et seekord väikest moodi ennustame või selle loosime ikka vaatame, et kes seekord just nagu oleks võitnud, kes nüüd seekord just nagu võidab, siis need ilusad sokid ma paneksin loosi. Niimoodi, et ma pean nüüd vaatama, nüüd ongi, mul on ju iPhone'i telefon, huvitaval kombel iPhone'i telefon näitab mul seal nimesid. Android ei näita, aga ma pean ütlema, et selle iPhone'il on ka ikka osad asjad on ikka puhta pekkis, et ei toimi, jumala jamalt. Näiteks kui see, mis on Google Maps'i paned käima, siis Google Maps'il sul näitab seda, kuidas sa liigud, aga kilomeetrid nagu seisavad paigal, et vähemaks ei lähe. Siis kui vajutad näpuga peale, et tõmbad nagu pildi väiksemaks, suuremaks, tõmbad tagasi ja tsentreerid, siis vahetab nagu ära. Aga see selleks, see pole üldse oluline. Antud hetkel on oluline meil see, et ära ütle, et nüüd ei ole levi mul siin. Mis nüüd on? Nii.
et vaatame, mis meil siin on siis, kes võidab Keenia ralli, meil võitis ju otse loomulikult Takamoto Katsuta, mina panin ka, ma panin seal see Fantasy's ka Katsuta, aga no siis ülejäänud mehed solkisid ja soppasid kõik ära, siis läks ära, aga vähemalt Takamoto läks mul pihta asjaga. Aga siin selles, et see, mis küsimus meil oli, seal oli Taka poolt 18% ehk 20 häält oli niiviisi. Nii et nüüd ma võtangi, siit on hea ülevalt alla lugeda ka, okei, väga hea. Nüüd ma võtan teise telefoni, siit katsume siis panna, vaatame, mis meil tuleb. Selle asjaga random, get randomit, vaatame ära, mis meil siit tuleb. Meil on random numbrit vaja, eelmine kord oli 39, seekord on 20. Paneme 20, nii. Ma ei tea, sealt nii kaugelt peale ei jää nii ma näidata ei saa, aga kõik on aus. Get random. Nüüd ta paneb jälle traditsioonilised, selle muusika värgi, seda ma ei taha. Ma tahaks selle kuidagi, nüüd ta peab selle reklaami mulle ära näitama, mis ma saan kinni vist panna. Ma ei tea, no mida pekki. Mida pekki? Noh. Noh, et siuksed asjad tahavad mind närvi. Number 12. Vaatame siit telefonist nüüd jälgi, mis see number 12 meil oli. Ülevalt alla loen alati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Näe, Tõnu Loite, nii et sina saad šokid minu käest. Ma nüüd ei mäleta, minu arust eelmine aasta sa võitsid ka midagi, mul on siuke tunne. Aga Tõnu Loite, nii et sinule ma annan, võta ma ka ühendust, kui sa kuuled. Nii et selles mõttes on, ütleme, see on tegelikult lõbus on niimoodi, aga no vaadake, auhindas ei ole palju, siis ma jõudu mööda, et eks ma siin enne Rally Estoniat, siis ma katsun midagi siin välja mõelda, et mul väike plaan on, mis ma lasen teha, aga ma ei hakka midagi lubama sellest, et kõik oleneb sellest, kuidas meil elukene läheb. Et saab näha, oota, ma tahaks vaadata, mis seis mul siis sellega oli, et mis seis meil seal WRC Fantasy's on. Sest ega seal on ka, sel aastal on just nagu teised nimed meil seal eesotsas. Vähemalt esialgu, aga selle kohta ei ole midagi. See on kõik köki-möki, nagu öeldakse. Mina olen number 148, ma olen 77 kohta tõusnud. Ma olen ütlemata tubli, võib selle kohta öelda. Aga vaatame, mis meil siin esimesed 10 on. Esimesed 10. Esimene meil Ragnar Nauka. Teine on Maiu Järv. Kolmas on Silver Savioja. 4. on Sergei. 5. on Allan Reinhold. 6. on Allan O. 7. on Keijo Poja. 8. on Maa Rio, 9. Kevin Kaur Ulk ja 10. Kerten Matto. Kerten Matto eelmine aasta sai ka vist auhinna. Need on nüüd esimesed 10. Aga ütleme niimoodi, et ega see on köki-möki, siin kõige esimesel on praegu kokku 158 punkti, nii et see on veel, see on siuke, ütleme, köki-möki asi. Et oota, palju mul kokku oli. Aga ma ei viitsiga vaadata, aga igatahes mul oli veel alla 100 niimoodi, et ei ole hullu. Siis ma arvan, et selle asjaloosi, mis me teeme aasta lõpus, kindlasti ma midagi, mingisuguse auhinna sinna ka panen. Ma ütlen, ma ei tea mida, keegi pole midagi lubanud, nii et ma pean
kui ma niimoodi luban auhinna panna, siis ma pean ise lõpuks midagi panema, sellepärast, et midagi peab ju saama, tänapäeval inimesed on kõik harjunud midagi saama ja nii ta lihtsalt on. Aga ma ei oskagi siin midagi rohkem lisada. Igatahes ma ütlen, jumalast huvitav, põnev, ma ei tea, kui paljud teist Power Stage'i saadet kuulasid, et Power Stage'i saadet selles mõttes on praegu eriti põnev kuulata, et seal Gustav Kruda saab nagu rääkida lähemalt, kuidas need asjad käivad, sest ta käib nüüd ju ka kõikidel nendel rallidel ja teeb seal Hankugi seda rehvi mingi mõõtmised ja asju ja mingi raja infot koguvad ja värki, et sõidab ka kõik need läbi ja alati ta siis nüüd räägib ka, et mina ootan suure põnevusega, et millisele rallile siis Rauno läheb kaasa nagu töövarjuks, sest sellest saaks, nagu ma kujutan ette, igasse saatesse mingit materjali lõikusi panna niimoodi, et ohohoo, et see on väga põnev. Sellest saates ma ootasin vingelt, kuidas Kusti seal räägib, et kuidas need kaootel olid, et see, mis hirmus muda oli, et sealt sõita ja lõpus tuli välja, et ära jääb ja neid ei lastudki sinna peale. Ma oleks tahtnud nii kuulata neid memoare, kuidas nad ka seal mudases sumpavad oma selle, mis nad olid, neil oli see Toyota Land Rover või Land Cruiser või mis asi see on, Land Rover või vahet ei ole, Land Cruiser, jah, et oleks päris äge olnud kuulata ja oleks tahtnud teada ka, et 4-rattavedu küll, aga kas ja kõrge ja puha ja maastur ja puha, kas oleks läbi läinud ja kinni jäänud, sest kui seal on nagu vinged vastavad rehvid all, siis vast ei oleks probleemi olnud, ja kui seal mingid tänavasõidu rehvid on, siis see, et sul seal 4-rattavedu on ja jube kõrge on, siis ega suurt vahet ei ole, lõpuks istud kinni ikka. Nii et ütleme niimoodi, et selline on see minu kommentaar siia siis sellele rallile, et ma eelvaadet nagu ei teinti sellepärast, et mõtlesin, vaatajaid on vähe ja kellegi huvi ei paku, et mis ma siin oletan ja niisama ikka jahun, et ma siis, siis pärast emotsiooni pealt ja niimoodi vaiksemalt, et lihtsalt olgu nii, on ju. Et ma arvan, nii on ka tore, et ma vaatan, et mis selle Horvaatiaga saab, kas ma enne Horvaatiat teen üldse, võib-olla teen ka täpselt niimoodi jälle, et peale Horvaatiat teen, et enne ei ole siin midagi nagu rääkida. Jaa, mis veel siin, mis mulle meeldis Power Stage'i saates, kuidas ütlesid, vaata, kui seal Taka võitis ja tänas Otti ja puha ja värki ja kui seal kommentaaride vahel või kuskile ka oli öelnud, et näed, et Ott oli ka juba hommikul kella 5 üleval olnud ja juba helistanud ja sõnumeid saatnud ja värki, et ta oli alles maganud ja värki ja Power Stage'is ütles jumala hästi, nad ütlesid, et vot niimoodi, kumbki enam ei sõida, nii Ott ära kui Kalle Romap ära, aga et vaadake, et nüüd istute tugitoolis ja vaata, nüüd saate aru küll, mis meie tundsime iga ralli võiduga ja värgiga, iga ralliga, kuidas on. Et me elasime tugitoolis täpselt niimoodi elasime kaasa. Et vaata siis, kui nad sõidavad, siis need tulegi selle peale, et mismoodi keegi kuskil kodus tugitoolis või diivani peal kaasa elab, eks ju. Sest mõeldakse, et see tugitoolisport on jube kerge. Ega ikka ei ole küll, olgem ausad. Kui sa ikka terve ralli teed seal tugitoolis läbi kaasa, siis ütleme, kui ralli läbi saab, siis emotsioon pulbitseb, sul on jumalast hea olla, aga tegelikult sa oled väsinud ka. Nii füüsiliselt kui vaimselt ja värki, olenemata sellest, mis tulemus see on. Igal juhul oled sa, vaimselt oled sa siis väsinud. Ühel juhul oled väsinud sellest, et võib-olla tuligi see kulminatsioon ja see, kelle sa kõige rohkem kaaselasid võitiski ja sa oled lihtsalt sellest kaaselamisest jumala väsinud. Ja teine on see, kui see, kellele sa vinged pöialt hoidsid näiteks, et tal nii hästi ei lähe, juhtus midagi läks pekki, siis on see, et sa ei saanud seda emotsiooni ja see kurnas sind niimoodi, et sa oled täitsa läbi. Et põhimõtteliselt ralli lõpeb ära, istud tugitooli peal ja ähida. Niimoodi, et see ei ole naljaasi niimoodi, et need, kes arvavad, et need tugitooli sportlased on mingid vedelad vennad, ei ole. Tugitooli sportlased on ka väga tugevad, sest see ei ole kerge.
tervet rallit näiteks tugitoolis jälgida. Aga nii, et siinkohal ma nüüd lõpetan. Ma arvan, et see video läks piisavalt pikaks jälle järjekordselt, et ta ei peaks nii pikk olema, sest kellelgi nii palju kannatust ei ole niimoodi, et aga nagu ma vanasti ütlesin, ütlen ka nüüd, piip ja prillid. Ükskord me võidame niikuinii. Nii et hoiame pöialt edasi takale. Ütleme WRC1-s hoiamegi siis takale pöialt ja Oliverile ja WRC2-s meil on hoida pöialt nii Virvesele kui Jürgensonile, sest nemad on need, kes ilmselt on kõige rohkem nendel WRC rallidel osalevad ja vaatame, eks siin tuleb Rally Estoniale, siis on meie poisse seal kindlasti nagu raba ja ma arvan, et seal võtavad meie poisid ka vähemalt WRC2-s, et seal võtavad meie mehed kolmikvõidu poodiumi võtavad ära, sest mõelge ise, elame kõik selle nimel praegu, et nii palju meie poisse on seal kindlasti, aga et meie poisid võtaksid WRC2-s, võtaksid 3 esimest poodiumi kohta. Need ülejäänud seal 4-5, need olgu kus tahavad, aga WRC2, seal oleks poodiumi peal ainult Eesti poisid, et kellegi teisel ei oleks isegi varianti mitte. Nii et elame selle nimel ja ma arvan, kellele see viimane mõte meeldib, siis pange kindlasti pöial. Nii et piip ja prillid.